hommikust! Oleme taas varahommikul väljas. Kell on, vist äkki mingi 5:45 midagi sinna kanti. Oleme taas selle kiriku juures siin. Me eile käisime ka, aga siin on hästi palju inimesi. Ja tegime mõne pildid ka isagilt. Aga mis me mõtlesime, et kuhu tulla päiksetõusuks ja kuna päike üldjoontes peaks sealt poolt tõusma, siis tundus kõige mõistlikum variant. Vaatame äkki saab see kivist kaar ka uue võimaluse. Et kui siin rahvast ei ole taga, siis võiks olla päris ilus vaatepilt. Ma ei tea, mind tabaks nagu mingi igavene nuhtlus. Jõuame lõpuks siia ilusa kiriku juurde. Ei ole nagu inimesi ka, üks auto, üks inimene. Temaga tegelikult väga ette ei jäänud. Ja siis tuleb see vana hea mure välja, kus droon ei saa GPS-ühendust. Ja alguses kohe lihtsalt oli ka Ati moodis 6 meetri kõrgusel. Teeb mõne klippe, asju, särke-värke. Pani vähemalt drooni ära. Siis mõtlesin, et savi, ma võtan uuesti välja, et on ootama, äkki leiab. Korraks leidis GPS-i, ma sain natukene kõrgemale kui 6 meetrit ja siis sealt edasi jälle vaheldum. Enamasti oli ilma GPS-ühenduseta, siis korraks sekundiks tuli tagasi, siis jälle kadus ära. Ja niimoodi ma üritasin siis siin filmida ja pildistada, nii et kui asjad on ebastabiilsed ja asjad ärki-särki, siis see on sellepärast, et droonil polnud GPS asukohta, ehk siis ta ujus hästi palju. Ja täiesti hämmastava koha leiame siit eest. Siit on suurepärane vaade ja põhimõtteliselt sellised suured koopad on siin. Oleme taaskord jõudnud Love Bridge'i juurde, kohe oleme seal. Aga nii nagu eile õhtulgi tegelikult on siin rahvast. Eile õhtul muidugi oli vähe, sest kott pime oli põhimõtteliselt. Aga praegu on juba päike väljas. Ja siin vahepeal oli näha isegi väikest järjekorda sellele, kes sinna silla peale minna saab. Aga praegu kui mõned seltskonnad on. No ilmselgelt ei ole päris mass, aga kui isegi üks inimene on liiast meie jaoks. Ja see piirkond on natukene boonuspunkte või ütleme boonuspunkte teeninud, negatiivse punkte kaotanud. Et selles mõttes inimesed on see, mis mulle siin ei meeldi. Sest need on liiga palju. Kohad on ilusad. Kohad on kenad. Hommikuti tasub tulla. Tulime siia põhimõtteliselt kohe Simo's Magic Beach hotelli juures randa ja siin tegelikult on selline veealune muuseum, veealused skulptuurid. See võiks olla väga sügaval, selline 10 meetrit või nii, natukene eemal, mingi poid ma eeldan, et seda, siia sisse pääs. Ma hea meelega võtaks kaamera kaasa ja filmiks seda, aga kuna see ei ole enam väga veekindel, tuleb välja, siis hetkel tuleb lihtsalt öelda, et me loodetavasti näeme neid, aga kahjuks mingi kaadrid sellest olema ei saa. Esimeses muuseumis käidud. Ma arvan, et see on esimene. Aga tegelikult ei ole, mingid templid oli ka. Meremuuseumis on käidud. Õige meremuuseum. Terve muuseum on vee all. Tükk maad ujumist oli, kui vaadata sinna poole, siis väikest kaamerast mitte pole näha, aga esimesest valgest poidest natuke maad edasi veel oli vee all 10 meetri sügavusel
sellised hunnik skulptuure, õhupalle, üksteid värke, kui väike mets oli seal. Aga kuna mul mingit spetsvarustust ei ole, siis oli lihtsalt vee pealt vaatad enam-vähem ja väiksed skulptuurid. Aga lahe oli ikka, ma esimest korda elus näen sellist. Kui tulla, siis ikkagi võta mingist norgeldamise või sukeldumisvarustus, siis on hulga parem. Me oleme nüüd liikunud tagasi lääne poole Larnaca külje alla ja tahtsime minna küll Lefkarasse, aga vaatasime, et tee peal tegelikult jääb selline imeline koht, mida me tahtsime enne külastada kui Hala Sultan Tekesi, ehk siis põhimõtteliselt küsid, ma lootsin siis sisse, aga ei saa. Ühesõnaga, siin on üks ilus mošee kohe Larnaca külje all oleva Soolajärve ääres. Vaatame seda Soolajärve ka pärast. Aga kõigepealt lähme vaatame, kuidas me sinna mošee juurde saame. Ilmselt siis ikkagi sealt poolt, kus ma enne tahtsin sisse minna, aga ei läinud. Kahjuks mina sisse ei saa, sest ma olen normaalne tsiviliseeritud inimene, kes käib lühikuste pükstega suvel. Aga siin turvamehele ei meeldinud see. Ehk siis seekord tuleb nautida ainult seda väljaspoolt. I once had you all alone in the back of my mind. I'm under your spell, I can't get out. Ja nüüd oleme Larnaca külje all oleva Soolajärve peal sees ja seal taga tegelikult just maandus lennuk. Nii et me oleme kohe siin lennujaama kõrval. Arusaadavalt ma drooniga ei lenda. See sool, mis sool. Võtame väikse memento kaasa ka. Ja oleme taas Lefkaras. Seekord päise päeva ajal. Tunnime sisse nagu vanad kohalikud juba teadsime täpselt kuhu minna, kuhu tulla, pole kaarti vajagi. Aga... See on 37 kraadi hetkel. 37 kraadi, see ei ole poolt sauna temperatuuristki. Ma ei saa aru, miks me higistame. Oleks praegu sükene sanaarium 60 kraadi, siis ei oleks higi lahtigi. Welcome to our crib! Veidikene aega möödas viimasest kokkuvõttest. Lefkara oli jätkuvalt väga ilus, aga tuli sealt edasi liikuda. Tee peal võtsime sükse scenic route'i Nicosia poole. Väga ilusad mägised vaated olid juba. Ja nägime tee peal ka ühte sellist uuema disainiga, ütleme, renoveeritud kirikut, väga ilus oli. Ja nüüdseks oleme jõudnud Nicosiasse, meie ööbimispaika Nicosia 5-star apartment suites, mis iganes siin parast sildid on. Maja väljast näeb natukene räsitud välja, aga seest see nii-öelda suite on päris normaalne.
konditsioneer on natukene nõrgavõitu, tal on veidikene raskusi selle Nicosia 40-kraadise kuumuse jahutamisega. Aga muidu igati viks ja viisakas. Võrreldes Simo's Magical Beach Apartmentiga on see ikka väga kõva samm edasi. Kõigi bassein võiks olla siin. Aga need voodid on ilusad, kõik sisekujundus, kõik on, ütleks, et suhteliselt uus. Ja meil on ka väga hea vaade, aga meil on ikkagi üsna korralik vaade, kohe näete. Oleme jõudnud terrassile, rõdule. Jalgadel on päris kuum, kõrvetab korralikult. Ja vaade on siis alustuseks Küprose keskpangale kohe siin. Ja sealpool on mäed. Ja need mäed peaks minu teada olema Põhja-Küproses tegelikult. Nii et väike vaade Põhja-Küprose poole ka. Nüüd on aga plaan minna Nicosia kesklinna poole. Vaadata natuke ringi seal, süüa lõunat kalkrips õhtust ja lihtsalt nautida ja mitte ära surra selles palavuses. Ja eks siis näeb, mis vaated meid ootavad ja mida üldse elu toob. Oleme jõudnud oma õhtusöögi kohta siin põhimõtteliselt kesklinna servas ja tellisime Küprosepäraseid roogasid. Päris täpselt ei tea, mida me tellisime. Mingisugused pita, kebabi stiilis asjad. Aga eks me reaalsuses näeme, mis siis laua peale pannakse, kui palju ja kui hästi see maitseb. Aga pidi olema hästi hinnatud, nii et me loodame parimat. Ja oleme peale sööki, mis oli väga hea, jõudnud piiri peale. Et siit läheb uue ÜRO veel puhvertsoon ja peale seda on juba, ma ei hakka ütlema, mis see on, kas see on riik või mitte. Aga ühesõnaga piir on ees.